kui Eesti oli kodusõja lävel. Andres Raid. See, et ajaloo kirjutavad võitjad, on tuntud tõsiasi. Siin raamatus räägitakse võitjatest, räägitakse kaotajatest, jäägrikriisist, Kaitseliidust, Eesti Kaitseväe algusaastatest. Kõnealused sündmused on leidnud väga vähe kajastamist. Eesti poliitikud eelistavad need pigem olematuks vaikida. Asjaosalistele anti võimalus avaldada oma lugu ja rääkida kõigest, mis meenub. Kahjuks osa keeldus. Mingil põhjusel keeldusid just need, kes praegu on võimul ja kellel on veel poliitilisi ambitsioone. Sissejuhatus. Eesti ajalugu on mõneski mõttes õige vastuoluline. Kuni viimase ajani panid siinsete inimeste eluolu, võitlusi ja isegi tunde maailma kirja põhiliselt kas vallutajad või nendega koos siia saabunud isikud, kes kirjeldasid siinset elu läbi oma arusaamade ja tõekspidamiste prisma, andes kõigele siinsele loomulikult ka oma subjektiivseid hinnanguid. Juba paarsada aastat oleme aga seisus, kus kirjaoskuse levides on ka meie oma inimesed enda elust üht-teist kirja pannud. Eriti palju on kõikvõimalikke ajalookäsitlusi ilmunud pärast taasiseseisvumist. Nii nagu mujalgi maailmas algas pärast ühe ajajärgu lõppu võidujooks ajaloo monopoolse tõlgendamise õigusele. Paraku on meie lähiajaloos lõike, millest rääkimisest miskipärast hoidutakse. Neist ei kirjutata, neist vaikib üksmeelselt ka meedia. Üks sellistest valgetest laikudest on kindlasti niinimetatud jäägrikriis, mis lähemal vaatlusel avab aga võitluse suisa eri maailmavaadete, arusaamade ja kui soovite, siis ka moraalide vahel. Kõigi nende kandjateks olid aga konkreetsed inimesed, kes ühel või teisel viisil aktiivselt tegutsedes püüdsid oma õigust kehtestada. Siit vaatab vastu põhimõtteline küsimus. Mida siis ikka tehti? Kas taastati Eesti Vabariik või juhtus nii, et Nõukogude Liidu lagunemise käigus ENSV lihtsalt iseseisvus? 1985. aastaks oli maailmale ja osale Nõukogude Liidu juhtkonnast, vähemalt eriteenistustele selge, et lõpp läheneb ja on vaid lähiaja küsimus, mil keskvõim langeb. Veel olemasoleva riigi jõustruktuurid keskendasid tähelepanu oma tuleviku kindlustamise kõrval rahvusvaheliselt tunnustatud ja küllaltki efektiivsele meetodile, tekkivatesse rahvuslikesse organisatsioonidesse infiltreerumisele. See polnud vajalik mitte üksnes operatiivsete, täpsete ülevaadete saamiseks toimuva kohta, vaid ka võimalikuks tegutsemiseks tulevikus iseseisvuvate riikide kõikvõimalikes, eeskätt jõustruktuurides. Eesti polnud selles suhteks mingiks erandiks. Siin said omavahel kahjuks, nagu sageli Eesti ajaloos, vastasleerides kokku endine parteinomenklatuur, aatelised ja tegutsemistahtelised rahvuslased, tekkiv finants- ja majanduseliit ning loomulikult ei läinud Kaitseliidu ega ka Kaitseväe taastamine kuigi libedalt. Selle protsessi käigus seisis Eesti tõepoolest 1993. aastal kodusõja lävel, sarnaselt tollase Gruusia, Tadžikistani, Moldova ja ka Venemaaga. Praegu kõlab see kuidagi veidralt ja noorematele ehk isegi arusaamatultki, kuid ometi tunnistavad toona poliitikas aktiivselt osalenud inimesed, et just nii see oli. Nii majanduses kui ka poliitikas valitses suur segadus. Eesti esimene valitsusjuht Mart Laar võib-olla ei uskunud kuni viimase hetkeni,
et ta tuleb võimule nii rahulikul ja vägivallatul viisil, nagu reaalse võimutäiuse tingimustes, pidi ta paljud oma senised põhimõtted ja võitluskaaslased reetma. Rahvuslikud, selged ja sellistena avalikkuse ees välja öeldud seisukohad okupatsiooni, okupantide, siinsete kolonistide, kollaborantide ja kaasajooksikute, kommunistliku partei nomenklatuuri ja nõukogude jõustruktuuride kohta ei müünud enam nii hästi ja tuli hakata tegema kompromisse. Muuseas, alles 2009. aastal astusid eestlased õigusliku sammukese kollaboratsionismi väärteoks tunnustamise poole. Nimelt hakkas 15. novembril kehtima karistusseadustiku paragrahv 234 Eesti Vabariigi vastase sõja või okupatsiooni toetamise kohta, mis ütleb: Eesti Vabariigi vastase sõja või Eesti okupeerimise ajal Eesti Vabariigi kodaniku poolt vaenlase relvajõududega liitumise, Eesti Vabariigi vastases sõjategevuses osalemise või selliste sõjaliste või juhtivate tsiviilülesannete täitmise eest, mis toetavad Eesti Vabariigi vastast sõjategevust või Eesti Vabariigi okupeerimist, karistatakse 6–20-aastase või eluaegse vangistusega. Oleks selline seadus kehtinud juba varem, oleksid paljud konfliktid jäänud olemata ja ilmselt oleksid paljud asjad praegu teistmoodi välja näinud, sest meie vaatluse alla tuleva ülimalt traagiliselt lõppeda võinud kriisi tagamaad ulatuvadki just sinna, kus Kaitseliidu loojad taasiseseisvuvas Eestis ei soovinud aktsepteerida endise okupatsiooniarmee ehk Nõukogude Liidu relvajõudude endisi ohvitsere, kelles nähti eeskätt just okupatsioonivõimu ja vaimukandjaid. Ka sõna okupatsioon kipub praegusel ajal olema pigem poeetiline termin kui tõsiselt võetav vakt. Isegi president Toomas Hendrik Ilves ei kõnelenud Eesti Kongressi juubelipidustustega seoses 2010. aastal enam mitte okupatsioonist, vaid annektsioonist. Segadusi nende terminite kasutamisel on jätkuvalt. Järgnev ülevaade on koostatud eeskätt just toonaste kaitsejõudude ja Kaitseliidu taastajate mälestustele ja tähelepanekutele tuginedes. Kusjuures võimalikult suurel määral on püütud säilitada nende esituslaadi ja keelt, mis omakorda peaks aitama toonaste mehepoegade maailmavaadet ja tegevusmotiive mõista. Kohati erinevad kordused sündmuste kirjeldamisel on meelega säilitatud just samast eesmärgist lähtudes. Ja selles mõttes ei maksagi siit otsida ladusalt kirja pandud põnevusromaani. Pigem on tegu ajakirjandusliku uurimusega, mis baseerub osavõtjate kirjeldustel ja milles otsitakse vastus küsimusele, mis siis ikka oli see, mis määras ära meie tänase päeva, kus paadunud internetsid ja otseselt Eesti Vabariigi vastu tegutsenud isikud naudivad kopsakaid eripensione, samas kui Eesti relvajõude pühas usus ja tahtmises taastanud inimesi enam ei mäletatagi. Kindlasti kerkib küsimus ja õigustatult, mis pärast ei ole siin raamatus valgustatud ka teise poole seisukohti. Vastus sellele on lihtsam, kui võib arvata. Valitsus on salastanud niinimetatud jäägriprotsessi materjalid isikud aga, kellele pakuti võimalust oma seisukoht siin raamatus välja öelda, on sellest viisakalt keeldunud. Selle sisulisele palvele üldse vastamata jätnud või lubadusest hoolimata oma arvamuse saatmata jätnud. Pahaks ei maksa panna ka poolikuid mõtteid, sest paljud osavõtjad on praegugi eri valdkondades toimetavad inimesed ja igale i-le punkti panemine võiks nende käekäiku oluliselt mõjutada. Arusaadav on seegi, et inimesed on noid ärevaid aegu meenutades mõne kuupäevaga eksinud. Sestap peaks abiks ja objektiivsuse huvides kasulik olema ka esitatud kronoloogia. Koostaja eessõna. Sündmuste kronoloogia. Aasta 1992. 3. juulil jõustus uus Eesti Vabariigi põhiseadus. 15. septembril korraldas Rahvuslik Kaitsealgatuskeskus Haapsalus seminari,
kus moodustati rahvuslike relvajõudude ühtne juhtimiskeskus, kes teatas, et on valmis enda peale võtma kaitsejõudude ja Kaitseliidu juhtimise. Samas otsustati luua juhtimiskeskusele vahetult alluv õppekompanii. Kaitseliidu ülem major Manivald Kasepõld nimetas uut organisatsiooni poolpõranda aluseks. 7. oktoobril võttis Riigikogu vastu deklaratsiooni üleminekuperioodi lõpetamisest ja põhiseadusliku riigikorra taastamisest. Peaminister presidendi ülesannetes Erich Mark teatas eksiilvalitsuse tegevuse lõpetamisest ja volituste üleandmisest. 21. oktoobril kinnitas president Lennart Meri ametisse valitsuse eesotsas Mart Laariga. Sama päeva õhtul tulistasid Haapsalu kaitsealgatuskeskuse jäägrikompanii purjus mehed Laulasmaal Kibuitsa baaris tekkinud tülikäigus 4 venelast, teatas Läänemaa kriminaalpolitsei abikomissar Arnold Juhan. Politseiniku sõnul tulistasid jäägrid mehi Makarovi püstolist jalgadesse. Jäägrikompanii ülema Margus Järve kinnitusel kavatsesid venelased relvaga ähvardades baarilt raha välja pressida. Politsei nimetas jäägrite tegu ebaseaduslikuks omakohtuks. 8. detsembril tutvus Riigikogu riigikaitsekomisjon Haapsalu lähedal paikneva jäägrikompaniiga. Kuna veel hiljuti Rahvusliku Kaitsealgatuskeskuse alluvuses olnud üksuse tegevuse kohta on ajakirjanduses vastuolulisi andmeid ilmunud, oli meil jäägrikompanii tegevuse vastu eriline huvi, ütles komisjoni liige Jaanus Petlem. Kompanii ülem major Jaak Mosin kinnitas Riigikogu liikmetele, et Eesti vajab lahingüksust, mis suudaks vajadusel dessante korraldada. Tahaksime, et Kaitseväe koosseisu kuuluks professionaalne mere- jalaväepataljon, mille kompaniid võiksid paikneda Haapsalus ja Pärnus, rääkis Mosin. Aasta 1993. 19. aprillil kinnitas kaitseminister Hain Rebas Riigikogus esinedes, et jäägrikompanii allub kaitsejõudude peastaabile. Kui kompanii ei peaks kaitsejõudude peastaabile alluma, võtame tarvitusele vastavad abinõud, kinnitas Rebas. 4. mail kinnitas Riigikogu Kaitseväe juhatajaks väliseestlases kindrali Aleksander Einselni. 6. juulil sai Läänemaa vabatahtlike jäägerkompanii käsu asuda Haapsalust Paldiskisse. 22. juulil pöördus jäägrite ülem Asso Kommer peaminister Mart Laari poole, kurtes Paldiski albu majutus- ja olmetingimusi. 23. juulil andis Kaitseväe juhataja Aleksander Einsel käsu vabastada Kommer ülema kohalt ja saata ta ohvitseride väljaõppe ja täienduskursustele. Kommer keeldus lahkumast. 25. juulil teatasid jäägrid, et kompanii kui vabatahtlikest koosnev väeosa lahkub kaitsejõudude koosseisust. Kaitsejõudude juhatuse tegevus kompanii suhtes iseloomustab süstemaatiline mittefinantseerimine, puudulik varustamine ning äärmiselt provokatiivne juhtimine, seisis jäägrite avalduses. 27. juulil saatis valitsus jäägrikompanii laiali. Jäägrid keeldusid korraldusele allumast ning lahkusid järgmisel päeval Paldiskist Pullaväele. Jagalasse saabusid Võrus soomukid ja kuperjaanovlased. Järgnenud päevadel kogunes Pullaväele jäägrite poolehoidjaid, sealhulgas kaitseliitlasi ja naisi. 28. juulil avaldas kuningriiklaste ehk Eesti royalistliku partei maamarssal Kalle Kulbok päevakäsu, millega andis jäägrikompanii ülemale Asso Kommerile Narva presidendi nimetuse. Kulbok põhjendas oma käsku Kommeri poliitikahuvi ja tema teenetega ebastabiilsuse süvendamisel Eestis. Kulboki sõnul on olukord, kus sõdur ennast poliitiku, kindrali või presidendina tunneb, võimalik ainult vabariigis. Kuningriigis saab iga mässu tõstnud sõdur puuhobusega nuheldud, raudu pandud ning vee ja leiva peale toidetud, märkis Kulbok. 30. juulil esinesid välisminister Trivimi Belliste ja kaitsejõudude ülemjuhataja kindral Aleksander Einsel televisioonis avaldusega, milles mõistsid hukka jäägrikompanii keeldumise valitsusele alluda. Belliste kinnitas telepöördumises, et olukord on kontrolli all ning jäägrid on hakanud relvi üle andma.
Einsel teatas, et kaitsejõud pole kunagi planeerinud ega ette pannud mässu relva jõul maha suruda. Ent kui selline käsk peaks tulema, siis see ka täidetakse. Jäägrikompanii allumatust nimetas kindral rünnakuks Eesti riigi vastu, mis mängib Moskvale kaardid pihku. Ta meenutas Venemaa presidendi Boriss Jeltsini lubadust, et Venemaa saadab Eestisse oma rahuvalvejõud, kui see riik ise oma probleemidega hakkama ei saa. 31. juulil ootasid jäägrid rünnakut. Seda ei toimunud. 2. augustil arreteeris kaitsepolitsei Haapsalus jäägrite ülema asetäitja Jaak Mosina. Samal päeval tegid ERSP liikmed kaitseminister Hain Rebas, siseminister Lagle Parek ning teede- ja sideminister Andi Meister ühisavalduse, milles süüdistasid erakonna esimeest Ants Ermi sekkumises kaitseväe siseprobleemidesse. Jäägrikompanii saatis Pullapäelt valitsusele kirja, milles kinnitas, et ei ole kunagi seisnud Eesti põhiseadusliku valitsuse ega põhiseaduse vastu ning võttis tagasi 25. juulil tehtud avalduse lahkumise kohta Eesti kaitsejõudude juhtimise alt. Vastutasuks eeldasid jäägrid, et valitsus peatab kompanii laiali saatmise ja desarmeerimise kohta tehtud otsuse täitmise. Asso Kommeri koostatud ja jäägrite allkirjastatud pöördumises oli ka nõudmine vabastada vahi alt Jaak Mosin. 4. augustil esitas kaitseminister Hain Rebas peaministrile, presidendile ja ERSP esimehele tagasiastumispalve, põhjendades seda Pullapäe kriisiga. Valitsus ei võtnud minu korduvaid ettepanekuid arvesse, seega ei saanud ma kaitseministrina toimuva eest enam vastutada, ütles Rebas BNS-ile. Mehi Pullapäel tulnuks õpetada, selgitada absoluutselt konkreetselt, millisesse olukorda nad on Eesti nii sise- kui ka välispoliitiliselt seadnud. Mehi tuleks väga selgelt hoiatada, paragrahvid puust ette teha. Opositsiooni nimetas Rebas Pullapäele turismireise korraldavaks poliitprostituutideks. 5. augustil ütles Asso Kommer, et kaitseminister Rebase ametist lahkumine ei lahenda jäägri probleemi, kuna vastuolud peituvad kaitsejõudude peastaabis. Olukorda Pullapäel nimetas Kommer normaalseks ja rahulikuks. 12. augustil algatati kriminaalasi Asso Kommeri ja Jaak Mosina vastu võimu kuritarvitamises. 4. septembril viisid 3 meest Tallinnast autoga kaasa ärimehe Pavel Kalmõkovi, kes jäi kadunuks. Üks viijatest oli väidetavalt Asso Kommer. 9. detsembril näitas Kommer uurijatele kohta, kuhu Kalmõkovi laip oli maetud. 12. septembril põgenes augusti keskel vahi alt vabastatud Mosin Rootsi ja palus poliitilist varjupaika. 7. oktoobril kirjeldas aasta varem Kuperjanovi jalaväekompaniis põgenenud 20-aastane Jaanus Niinemets pataljonis valitsenud õhkkonda. Seal olevat sõdureid pekstud ja õhutatud militaarset vaenu. Niinemetsa sõnul oli eriti jõhker pataljoni ohvitser Jaak Mosin. Mosin väitis, et meist saavad vägevad võitlejad, surmapataljon, kes läheb surma kui vaja. Räägiti veel seda, et me ei tohi enne surra, kui oleme vähemalt 10 venelast ära tapnud. Ja üldse olid ohvitserid selle poolt, et oleks rohkem verd, rääkis Niinemets. Kuperjanovi pataljoni ülem 1992. aastal Johannes Kert ütles BNS-ile, et väited ohvitseride avalduste kohta ei ole tõsi. Samas nimetas Kert endist ohvitseri Mosinat psühhopaadiks. 5. novembril pidas politsei Kuressaares kinni jäägrikompanii purjus inspektori Lembit Tõnsi, kes oli paari külastajaid püstoliga ähvardanud. 22. novembri õhtul pidas politsei Keilas kinni Lembit Tõnsi, keda kahtlustas ohtlikus kuriteos. Autoroolis Tõns ei reageerinud politsei peatumismärguandele ja püüdis põgeneda. Prokuratuur süüdistas Tõnsi 6. novembril Kuressaares Skaala baaris ühele mehele püstoliga näkku löömises. 23. novembril korraldas politsei Haapsalus ja Keilas operatsiooni,
mille käigus peeti kinni mõned jäägrikompanii liikmed. Mitme riigikogulase sõnul peksis politsei eriüksus läbi 10 jäägrit. Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Kirill Teiter ütles kannatada saanud jäägritega kohtudes, et meestel olid verevalumid peas, kehal ja suguelundite piirkonnas. 26. novembril, veidi enne 16.00 vahistas politsei eriüksus Tallinnas jäägrikompanii endise ülema Asso Kommeri ning tema 3 kaaslast. Kõik mehed olid politsei teatel relvastatud. Kommeri ja ta kaaslased vahistati Pääskülas Kalda tänaval, Emeksi lao territooriumil. Samal päeval kella 14.00 ajal oli Kommer Pärnu maantee viaduktil tema kinnipidamiskatsel avanud 2 kriminaalpolitseinikku ja põgenenud. Vilkuriga autos istunud 3 keskkriminaalpolitsei organiseeritud kuritegevuse vastase osakonna töötajat püüdsid Kommeri autot kinni pidada. Kommer väljus ja avas püstolist tule, haavates jalga politseikomissar Koit Pikarat ja Põlvest osakonna vaneminspektorit Argo Aunapuud. 3. kinnipidamisel osalenud politseinik Andres Puting pääses vigastusteta. Emeksi ladude juurest leidis politsei ka Kommerit ja tema kaaslasi sõidutanud punase VAS 21099, mille esiklaasis oli 4, kapotis 3 ja esimeses poritiivas 1 kuuliauk. Puruks olid lastud ka auto tagaklaas ning esimene vasakpoolne tuli. Politsei leidis autos kotitäie pumppüssi padruneid. 27. novembril vabastas president Lennart Meri ametist siseminister Lagle Pareki, kes oli samal päeval ise tagasiastumispalve esitanud. Peaminister Mart Laar ütles, et siseministri tagasiastumine on seotud päev varem jäägrite ja politsei vahel aset leidnud intsidentidega. 30. novembril teatas PNS, et 27. novembril Tallinna arestimajast allkirja vastu vabastatud jäägrikompanii liige ja Asso Kommeri endine autojuht Rene Pohl on jäljetult kadunud. 10. detsembri Hommikulehes kirjutas Välisministeeriumi nõunik Uudo Helme, et jäägrite värvika ja peaaegu kriminaalse seltskonna selja taga seisavad väliseestlased, kes arppüksidena ei olnud võimelised jagama Eestimaa saatust ja pagesid Eestis kui rotid uppuvalt laevalt. Ja nüüd püüavad väliseestlased Kommerite ja mosinate käe läbi paisata Eesti uuesti kannatuste, verevalamise ning vennatapu teele, kirjutas Helme. 14. detsembril saatis president Lennart Meri kirja ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esimehele Ülo Ansonile ja USA Eesti Rahvuskomiteele, milles nimetas Helme kirjutist tülgastavaks. Välisministeerium teatas 15. jaanuaril, et koondab uuest aastast nõunik Uudo Helme töökoha. Aasta 1994. 9. veebruaril avalikustas kaitsejõudude ja politsei vahelisi intsidente uurinud valitsuskomisjon vahearuande, milles märkis, et 1993. aasta 22. kuni 26. novembrini korraldatud politseioperatsioonid ei olnud professionaalsed. Kõik kinnipidamisoperatsioonid olid läbi viidud mõtlematult, pealiskaudselt analüüsitud informatsiooni põhjal ja viisil, mis kätkes endas seaduse rikkumisi. Kõiki operatsioone on võimalik asjast huvitatud isikute poolt tõlgendada kui omavahel seotud üritusi jäägrikompanii likvideerimiseks jõuga. Operatsioonide kavandajad eesotsas politseiameti endise peadirektori Igor Amanniga olid kohustatud ette nägema ka sellist tõlgendamise võimalust ja muid tagajärgi, avaldas valitsuskomisjon vahearuandes. 7. märtsil ütles toonane minister Peeter Olesk, et jäägrikriisi juured ulatuvad vähemalt 1989. aastasse. Oleks pidas vajalikuks selgitada, kuivõrd on jäägrid seotud allilmaga ja võitlusega allilma vastu. Samuti on vaja selgeks teha, millise mehhanismiga täienevad jäägrite read, sõnas Olesk. Ta lisas,
et ei pea õigeks mõnede poliitikute soovi vabastada Koit Pikaru kriminaalpolitsei komissari ametist. Pikaru on tohutu infopagasiga ja võib vabastades muutuda Eesti riigi julgeolekule ohtlikuks, sõnas Olesk. 19. märtsil asutasid Tiit Madisson, Robert Vill ja Andres Kraas Tallinnas Eesti Rahvuslaste Keskliidu. Loodava liidu liikmed esitasid juhatusse ka Asso Kommeri ja Jaak Mosina, ent kuna nood polnud esitanud taotlust Keskliitu astumiseks, siis neile antud hääli ei arvestatud. Madisson väitis asutamisel peetud kõnes, et liit pooldab riikliku terrori rakendamist idast saabunud kuritegelike grupeeringute likvideerimiseks. 3. mai varahommikul leidis Saue vallas Kiia küla lähedal aset konflikt 2 jäägri ja 4 Paldiskis paiknenud Põhja üksikjalaväekompanii võitleja vahel. Laske kuulnud kohalikud elanikud kutsusid kohale politsei, kes viis 2 jäägrit Tallinna vahipataljoni kartserisse. 16. juunil mõistis Pärnu linnakohus õigeks Läänemaa vabatahtlike jäägrikompanii vaneminstruktori Lembit Tõnsi, keda oli süüdistatud vastuhakus võimu esindajale ja kuriteos avaliku korra ning ühiskondliku julgeoleku vastu, mille toimepanekul püüti kasutada relva. Tõendite puudumisel arutas kohus vaid vastuhakku võimu esindajale. Prokurör nõudis Tõnsile 2-kuulist aresti, arvestades, et 1993. aasta novembrist oli Tõns istunud 2 kuud Patarei vanglas. 21. juunil saatis Läänemaa vabatahtlike jäägrikompanii laiali pressiteate, milles väitis, et mais pani grupp relvastatud isikuid Eesti kaitsejõudude vorme ja jäägrikompanii nime kasutades Tallinnas toime kriminaalkuriteo tunnustega tegusid. Omavoliliselt jäägrite nime kasutades ja alusetult jäägrikompaniiga sidemetele viidates tegutsesid turvafirma aktsiaselts Tammiskim töötajad. Seoses sellega viis jäägrikompanii Tallinnas, Harjumaal ja Raplamaal 17. kuni 18. juunini läbi operatsiooni, mille käigus kontrolliti ja tehti relvituks hulk asjasse puutuvaid isikud, teatas jäägrikompanii. 14. juulil andis Kaitseliidu ülem major Johannes Kert välja käskkirja number 114, millega lõpetati Läänemaa vabatahtlike jäägrikompanii tegevus ja kompanii isiku koosseis saadeti laiali. Jäägrikompaniis teenivatele vabatahtlikele andis Kert võimaluse jätkata oma teenistust Kaitseliidus ning elukoha järgsetes malevates. Kompanii laiali saatmist põhjendas Keskliidu ülem sooviga välistada pidevat ebastabiilsust, mis on seotud jäägrikompaniiga, relvade ja varustuse kadumisega ning mitmete vahejuhtumitega. Kaitseliidu peastaabi ohvitser leitnant Neeme Väli kinnitas pulla pealt ajakirjandusele, et Kaitseliidu Läänemaa malev võtab jäägrikompanii vara ja asjaajamist üle. Jäägrikompanii õigusnõuniku Hillar Mardo sõnul oli Johannes Kerdi käskkiri vastuolus Eesti kehtivate seadustega. Eesti seaduste kohaselt likvideeritakse juriidilisi isikuid kas juriidilise isiku enese soovil või jõustunud kohtuotsuse alusel. Kaitseliidu ülemale kui ühiskondliku organisatsiooni esimehele ei ole antud kohtuvolitusi, mistõttu on rängalt rikutud Eesti põhiseadust, väitis Mardo. Tema sõnul polnud jäägrikompanii Kaitseliidu moodustatud ega kuulunud Kaitseliidu koosseisu. 16. juulil teatas Läänemaa vabatahtlike jäägrikompanii juhatuse esimees Lembit Tõns, et kompanii ei ole veel laiali läinud ning loodab oma edasise staatuse ning relvade üleandmise küsimused lahendada läbirääkimiste teel. Kommenteerides Kaitseliidu ülema Kerdi käskkirja kompanii laiali saatmise kohta, ütles Tõns, et kui keegi midagi deklareerib, et midagi on likvideeritud või laiali saadetud, siis on see vaid naljakas õhu võngutamine. Lembit Tõns kinnitas, et jäägrite relvastust ei hoita parajasti sugugi pulla peal.
18. juulil pidasid Läänemaa vabatahtlike jäägrikompanii, Kohila politsei ja kohaliku omavalitsuse esindajad läbirääkimisi kompanii tuleviku üle. Rapla politseiprefekti Raul Rähni sõnul tulistas gruppi jäägreid öösel Kohilas 2 lasku õhku ja rikkus sellega avalikku korda. Jäägrid põhjendasid tulistamist sooviga kutsuda ruttu kokku Kohilas viibivaid kompanii liikmeid. 19. juulil teatas Kaitseliidu pressiteenistus, et vastavalt Kaitseliidu ülema 14. juuli käskkirjale number 114 ei ole enam olemas Läänemaa vabatahtliku jäägrikompaniid kui sõjaväelist majandus-administratiivüksust. Püüdes mõista pullapäemeeste ühtekuuluvustunnet ja romantilisi mälestusi, peab siiski tõdema, et major Gerdi 14. juuli käskkiri oli jäägrite valitud Robin Hoodliku tee loomulik lõpp demokraatliku riigi põhimõtete järgi taas üles ehitatavas Eesti kaitseväes, kinnitas Kaitseliidu pressiohvitser. 25. juulil saatis Läänemaa vabatahtlik jäägrikompanii pöördumise president Lennart Merile ja palus, et riigikaitse kõrgem juht peataks omavoli ja relvastatud vägivallakompanii ning selle liikmete vastu. Jäägrikompanii soovis presidendilt ametlikku vastust, kas Eestis kehtivad rahvusvaheliselt tunnustatud õigused, sealhulgas inim- ja kodanike poliitilised õigused ning 1992. aastal vastu võetud põhiseadus. Jäägrikompanii süüdistas pöördumises Kaitseliidu juhtkonda iseenesele võetud omavolilise õiguse pärast sekkuda kompanii siseasjadesse. Jäägrid on järjekordselt asetatud olukorda, kus Eesti kodanikena tuleb neil relvaga kaitsta oma põhiseaduslikke õigusi, seisab pöördumises. 26. juulil kohtus Kaitseväe juhataja kindralmajor Aleksander Einsel Läänemaa vabatahtliku jäägrikompanii ülema kapten Esmar Naruskiga. Kompanii asupaigas Kohilas oli Naruski väitel kõik rahulik. 29. juulil avaldas Kaitseliidu juhtkond ajakirjanikele jäägrikompanii baasist pulla pealt leitud põhimääruse ja selle selgitused. Enamik pulla pealt leitud dokumentidest salastati ja nendega asusid tegelema Kaitseliidu ja kaitsejõudude peastaabi luureosakonnad. Dokumentides selgus, et 1993. aasta sügisel olid kaitsejõudude peastaabi tollane ülem kolonel Ants Laaneots ja Kaitseliidu ülem major Johannes Kert saavutanud Siseministeeriumi ja politseiametiga salajase kokkuleppe Läänemaa vabatahtliku jäägrikompanii mõnede juhtide füüsiliseks represseerimiseks. 22. novembril 1993 käivitati jäägrite vastu ulatuslik politseiterror. Tapmiskatsed, vangistamised, pantvangistamised, relvastuse ja varustuse röövimine, avalik ja süstemaatiline mustamiskampaania ajakirjanduses ja teiste poliitilise politseilise terrorielemendid. Seoses kõige sellega andis Eesti Rahvusliku Algatuskeskuse juhataja, kohusetäitja Lembit Tõns 24. novembril kirjaliku korralduse lõpetada kasutud läbirääkimised Kaitseliidu juhtkonnaga ning jätkata iseseisva ühiskondliku riigikaitseorganisatsioonina, seisab jäägrikompanii põhimääruse selgitustes. 5. augustil teatas Keskkriminaalpolitsei komissar Koit Pikaro kohtuistungil Asso Kommeri üle, et ärinaine Kersti Kraht tellis Läänemaa vabatahtliku jäägrikompanii ülema kohuseid täitnud Mihkel Seinalt inimröövi. 1992. aasta juunis pidas Sein koos teiste jäägritega kinni ühe kodaniku ja võttis temalt vägivaldselt vabaduse. Sel mehel läks märksa paremini kui Pavel Kalmõkovil, sest teda ei viidud Riisipere metsa, vaid ainult pulla peale, kus teda 1,5 ööpäeva kinni peeti, rääkis Pikaro kohtule antud tunnistuses. Ta kinnitas, et varem kohtulikult karistatud Sein kandis operatsiooni ajal politseimundrit. Kersti Kraht tunnistas, et tema juhitud firmad palusid jäägritelt turvateenuseid, et kaitsta end maffiarünnakute eest. Ta eitas, et on esitanud mingeid tellimusi kelleltki vabaduse võtmiseks.
Mind hämmastab, miks kaitseb Pikaro kurjategijaid, ütles Kraht BNS-ile. 26. augustil arreteeris kaitsepolitsei Kaitseliidu Läänemaa maleva endise juhi Margus Järve, kahtlustades teda relvade salakauba veos ja dokumentide võltsimises. 28. juulil oli kaitsepolitsei samasuguse kahtlusega vahi alla võtnud aktsiaseltsi spordiagent juhi Aivar Halleri. 9. septembril teatas Kaitseliit, et Läänemaa maleva endine ülem Margus Järve on ebaseaduslikult välja andnud vähemalt 4 Kaitseliidu liikme piletit. 1993. aasta 20. aprillil välja antud ja Margus Järve allkirjaga varustatud 1 liikme pileti leidis kaitsepolitsei 22. veebruaril Eesti allilma 1 liidri Nikolai Tarankovi kodus tehtud läbiotsimisel. 1995. aasta. Jaanuaris hakkas kaitsepolitsei uurima Kaitseliidu ülema major Johannes Kerdi tausta. Kuna selgus, et KGB oli talle 1982. aasta aprillis andnud õiguse teha salajasi töid dokumentidega. Kerdi sõnul oli tegemist KGB kontrollaktiga, mitte juurdepääsuloaga ja ka kaitsepolitsei uurimine ei tuvastanud Kerdi puhul süümevande rikkumist. 6. märtsil mõistis Tallinna linnakohus Asso Kommerile 6 aastat ja 2 kuud vabaduse kaotust kinnises vanglas. Kommer mõisteti süüdi kriminaalpolitseinike tulistamises 1993. aasta 26. novembril ja ärimees Pavel Kalmõkovilt vabaduse võtmises. Sõjaväelist allumatust puudutavas süüdistuses mõistis kohus Kommeri õigeks. 17. aprillil tegi kaitsejõudude peastaap relvituks endise Läänemaa vabatahtliku jäägrikompanii Kohilasse asunud Riismäed. Relvade üleandmine käis rahulikult ja jäägrid vastupanu ei osutanud. Jäägritelt relvade äravõtmise operatsiooni juhtis kaitsejõudude peastaabi 2. osakonna ülem kapten Riho Ühtegi, kes oli olnud jäägrikompanii ülem 1993. aasta hilissuvel. Samal päeval arreteeris politsei jäägrikompanii endise õigusnõuniku Hillar Mardo, kahtlustades teda seotuses Rapla politseikomissari auto süütamise katsega 10. aprillil. Jäägrikompanii endine juht Lembit Tõns kinnitas ajakirjandusele, et Kohila operatsioon oli seaduslik ja tegemist oli asjade loomuliku arenguga. 18. mail valis Eesti Rahva Jäägripartei esinduskogu erakonna esimeheks Hillar Mardo. Vanglas karistus kandev erakonna senine esimees Asso Kommer valiti partei auesimeheks. Partei esinduskogu vabastas samas Lembit Tõnsi erakonna revidendi ametikohalt ja peatas tema partei liikme staatuse 6 kuuks. Aasta 1996. 23. septembril eitasid endised jäägrid kohtus osalust väidetavalt maffiavastases operatsioonis, mille käigus oli ligi 3 aastat tagasi võetud vabadus 2 ärimehelt, kes hiljem leiti tapetuina. Jäägrite sõnul olevat nad eeluurimisel andnud ütlusi, milles tunnistasid osalust ebaseaduslikus vabaduse võtmises politsei moraalse ja psüühilise surve all. Endisi Läänemaa vabatahtliku jäägrikompanii liikmeid, Margus Järvet, Vambolo Kõivu, Valdeko Peenemaad, Rein Tammsalut, Mihkel Seina süüdistati ebaseaduslikus vabaduse võtmises 2 Rakvere ärimehelt, kes võisid olla seotud ühe kuritegeliku grupeeringuga. Sama süüdistus oli esitatud ka Urmas Krosstalile, Robert Pohlakule ja Andre Piispeale. Peale selle süüdistati neid hiljem ärimeeste tahtlikus tapmises raskendavatel asjaoludel. Sein, kes eeluurimisel oli tunnistanud oma osalust väidetavalt maffiavastases operatsioonis, mille käigus võeti vabadus Vladimir Siljajevilt ja Sergei Jakubovilt, ütles kohtus, et need tunnistused sai politseidalt moraalset ja füüsilist survet kasutades. Ka Kõiv ja Peenemaa eitasid eeluurimisel antud ütlusi ja märkisid, et need saadi ebaseaduslikult. Kohtus vaadati üle videosalvestis, millelt oli näha, kuidas Pohlak juhatas politseitöötajaid kohta, kuhu Siljajev ja Jakupov olid maetud.
ning tunnistas oma osalust laipade matmises. Pohlak aga kinnitas, et kogu loo oli lavastanud politsei. Pohlak märkis, et osales uurimistoimingus politsei survel. Süüdistuse kohaselt võtsid Krostal, Pohlak, Piispea ning endised jäägrid Järve, Kõi, Peenema, Tammsalu ja Sein 1993. aasta 2. septembril Tallinna Peterburi maanteel Loksa tee juures Siljajevilt ja Jakupovilt ebaseaduslikult vabaduse. Süüdistuse kohaselt tapsid Krostal, Pohlak ja Piispea ärimehed samal päeval Jõgevamaal Paunkilas ja peitsid laibad Kuremaa tee äärde metsa. Politsei leidis Siljajevi ja Jakupovi laibad 3 kuud hiljem, Pohlaku juhatuse järgi. Järvet, Kõivu, Peenemat, Tammsalut, Seini ja samuti endisesse jäägrikompaniisse kuulunud Illar Koori süüdistati ka ühes teises ebaseaduslikus vabaduse võtmises. Süüdistuse kohaselt pidasid nad 1993. aasta 2. juulil Tallinna-Tartu maanteel Rae vallas püstolitega ähvardades kinni Adolf Sepa, keda hoiti Pullapäel ühes keldris kinni 2 ööpäeva. Kalle Elleri lugu. Koostatud Kalle Elleriga 2010. aastal tehtud intervjuude põhjal. Eesti ajalugu on võrdlemisi omanäoline. Pikk orjapõlv pole siia jätnud niivõrd materiaalset jälge, kuivõrd just vaimse jälje. Meie rahvaga toimuvat hinnates on aga alati hea teada, kes me sellised oleme ja kust me tegelikult tuleme. Eesti rahvas on omamoodi fetišist, näiteks ajal, mil taasloodi Kaitseliitu ja see oli teatud inimeste, ringkondade ja laiemalt isegi kogu rahva pingutus. Samal ajal toimus aga veel üks protsess, milleks oli vabadussõjaga seotud mälestusmärkide taastamine, laiaulatuslik kampaania. Kui kõrvutada seda raha ja neid töötunde, mis kulusid mõlema tegevuse peale, siis on kaalukaus suuresti mälestusmärkide taastajate kasuks, kusjuures iseseisvuse praktilise taastamise ja selle tagamise mõttes oli see taastamistöö üsna küsitava väärtusega, võrreldes tööga, mida tegid praktikud. Keegi ei kahtle siin nende sammaste taastamise vajaduses, otse vastupidi. Aga kui riik oleks taastatud ja asi selles mõttes aetud, oleks ka need mälestusmärgid rahulikult kõik taastada saanud. Kui see taastamise energia ja ka raha oleks läinud kas või Kaitseliidu arendamiseks, oleks Nõukogude Liidu riikluse kokkuvarisemine siinmail nii kvalitatiivselt kui ka kvantitatiivselt hoopis teistsugune välja näinud. Ning meil leidunuks hoopis kõvem argument selle vastu, et säilitada ENSV sisu ja suuresti ka mõttelaad. Tegelikkuses said see mõttelaad ja kogu ENSV olemus küll väga tugevasti kriimustada, kuid sisu jäi paraku suures osas samaks ja säilis. Ka oleks sellisel juhul olnud märksa raskem luua endistest Nõukogude polkovnikutest koosnevat ja nende poolt juhitavat Eesti Kaitseväge ja see suhtumine ning tunne oligi selline, nagu oleks kõik korras niipea, kui need mälestusmärgid saavad taastatud. Nende ümber saab koguneda ja nutta, laulda ja meenutada ning lõppkokkuvõttes oli see otse kui pelgupaik igapäevase reaalsuse eest, mida vaid kujude taastamisega muuta ei õnnestu. Selles mõttes on kogu Eesti lugu üks sambalugu teise otsa. See, et Tõnismäe sammas oli vaenulik ja see tuli iga hinna eest minema pühkida, kusjuures vaenulik oli see olnud ju algusest peale nii ühtedele kui ka teistele. Juba 60-ndatel tahtis EKP keskkomitee selle teisaldada, kui mitte eriti dünaamilise, eriti mitte nõukoguliku ja kiriku poole pealangetanud kahtlase ideoloogilise suunitlusega monumendi. Ja selles mõttes ei saa kuskil mujal jälgida sellist mälestusmärkide sõda kui Eestis. Need kujud, sümbolid ja märgid ise, mitte asjad, mida need tähistavad, on Eesti rahvale üle mõistuse tähtsad. Ka esmaseid Kaitseliidu operatsioone oli kantud samast vaimust ja selleks sai too kuulus piirioperatsioon.
ja ka seal oli Kaitseliidu realiikmete ja alama astme juhtide jaoks kõige olulisem asi lipuvärvides tulpade mahapanek. Kaitseliidu juhtkond kasutas selle muidugi heas mõttes ära ja kogu ettevõtmine sai sellest vaid hoogu juurde. Samas ei olnud see tulpade või sümbolite mahapanek sugugi peatähtis. Operatsioonil oli aga hoopis suurem tähendus selles mõttes, et praegustel kaartidel on Eesti just nendes praegustes piirides. Võib arvata, et just tänu sellele piirioperatsioonile, kuna Kirde-Eesti polnud toona muu Eesti küljes kuigi tugevasti kinni. Aktsiooni laiem poliitiline sisu ja tähendes jäigi paljudele, ka operatsioonis osalenutele endile arusaamatuks. Neile oli tähtis emotsionaalne laeng, mis saadi just sümboli mahapanekuks. Ehkki juba paari tunni pärast olid need sambad sealt ära koristatud. Lühidalt eelpool kirjeldatud fetišistlik kallak väljendus ka selles piirioperatsioonis. Kaitseliidu loomise juurde naastes siin lõigi välja üks suur puudus. Nimelt valitses täielik põud inimestest, kes oleksid võinud olla staabi ohvitserid või kellel oleks olnud selleks kas või potentsiaali. Selline vaimsus puudus kogu selles rahvas laiemalt ja keegi polnud valmis seda rolli enda kanda võtma. Oli küll mees, kes oleks selleks sobinud ja oli selleks ka valmis, kuid tema sai kahjuks liiklusõnnetuses surma. Oli veel üks väga suure potentsiaaliga noor mees, kel olid selleks kõik eeldused, kuid kes ise selleks mitte ainult ei soovi avaldanud, vaid seisis selle vastu suisa kategooriliselt. Kõik, ka tema tahtsid olla lahingujuhid, baretid või eriüksuslased ja see sõjamehe tüüp oli austus ning ihaldusväärne. Too mainitud noor oli toona väljaõppevaasis ja just temale tehti ülesandeks koostada piirioperatsiooni kava. Sellega sai ta suisa suurepäraselt hakkama, ehkki ta tegi seda vastu tahtmist ja käsu korras. Temast oleks saanud suurepärane staabi ohvitser ja see juhtum illustreerib väga hästi olukorda, kus puudus meelsus kui selline. Vaimsuse vallas lonkas tegevus kogu aeg. Ka hiljem Jäägri kompanii päevil, kuna staabi töötajaid ja ohvitsere ei olnud ega olnud neid ka kuskilt võtta. Ka Kalle Elleri enda väljaõppe polnud selles mõttes just parim. Oli ta ju põhiliselt rivimees, kuigi omas ettekujutus sellest, milles seisneb staabitöö ja mida see tähendab. Tema sõnul on siiani teadmata, mis toimub praeguses kaitsejõudude peastaabis, millises väljaõppevaasis on praegused staabiohvitserid ning kui otsustada avalikkusele kättesaadavate teadete järgi, siis pole asjad veel kaugeltki korras. Siin on Eesti militaarkultuuris haigutamas üks tohutu auk ja analüüsi selle kohta, millest too vajakajäämine on tingitud, lihtsalt pole. Rahvast on eriti just viimase okupatsiooni jooksul välja tuulutatud igasugune militaarne mõtlemine ning jääb selline mulje, nagu meie rahvale polekski omane mingi militaarkultuur või militaarne mõtteviis. See usk on levinud ju tänase päevani välja. Siin Ritterskraft oli aastasadu tegelenud maarahvast militaarse mõtlemise ja käitumise alga otseses mõttes välja peksmisega ja kasutanud selleks ka uusimaid sotsioloogia ja sotsiaalpsühholoogia saavutusi ning neist johtuvaid tehnikaid. Ja seda kõike edukalt. Arusaadav oli, et siinsed mõisnikud tõusid tagajalgadele, kui Nikolai esimene soovis hakata sõjaväkke värbama ka siinse maarahva esindajaid, ehk neid teisisõnu militaarsuse juurde tagasi tooma. Tuntud on Nikolai esimese ütlus. Tšuhontšev vhabos, mis tähendas, et maarahva pojad pidid asuma vooride juures, mitte kaevikutes. See oli omamoodi kompromiss siinsete mõisnikega, kes kartsid, et kuulekas maapoiss võib õppust saades ja vaimselt karastudes hakata mõtlema vastu hakkude peale. Selline suhtumine on kandunud ka tänapäeva. Vaadakem või intelligentsi arusaamu. Niipea kui on tegemist militaarse tausta või mõtlemisega inimesega, liigitatakse ta juba automaatselt vaimses mõttes alaväärsemate hulka.
kui just päris idioot ei ole, siis mingi nürimeelne tüüp üpris kindlasti ja tingimata on tal mingid väga madalad kalduvused. Kahjuks vastasid väga paljud Eesti rahvusest Nõukogude ohvitserid sellele pildile üsna kenasti. Kalle Eller meenutab, et kogu oma intensiivse tegevuse ajast Kaitseliidu loomisel, mil tal puhttehniliselt tuli kokku puutuda terve hulga endiste Nõukogude ohvitseridega, nendega vaieldi, istuti niisama, kisuti ja tehti isegi tükiti koostööd. Tuleb tal meelde vaid üks kord, mil ta suhtluspartneriks oli väga selge ja terase mõistusega mees. Oli paar päris arukat ja nutikat inimest. Siis üks, kes polnud lootusetu ja kel mõtlemisvõime oli siiski olemas, kuid kes oli äärmiselt põikpäine. Eller pidas silmas Laaneotsa ning kümnete kaupa täielikke või sellele lähedasi otsesõnu lollpäid. Leidus ka südametunnistuseta ja moraalita karjeristel limukaid. See oli suuruselt teine rühm ja küllalt avalik on olnud nende meeste senine ja sageli tänasessegi päeva ulatuv, tihti edukas teenistuskäik. Kui Eller 1963. aastal Nõukogude armee ajateenistusest koju tuli, naasis noori mehi sealt kuidagi eriti palju. Kohati ühiskondlikku aletsust, põlgust ja tõrjuvat suhtumist. Ühiskond oli selle 3 ära oldud aastaga kõvasti muutunud, märksa patsifistlikumaks ja suuresti sovjetiseeritumaks. Kõikides ühiskonnakihtides ja igal pool regiooniti oli suhtumine just selline, et vaesed mehed, mida te kõik pidite läbi elama. Demobiliseeritud vastasid samaga, jätkates omalt poolt seda soigumist, kirjeldades kõike seda, kui kole seal oli. Osal tekkis sellise suhtumise vastu üsna õigustatud protest ja hakati seda isegi analüüsima. Käidi ju küll ajateenistuses sunniviisiliselt, kuid meestena oldi ikkagi potentsiaalsed sõjamehed. Ja just seda militaarset ning kui soovite uhket hoiakut rõhus see alalhoidlik ning patsifistlik avalik arvamus maha. Tekkisid põrandaalused väljaanded, kus levisid muud mõtted ja mis olid kantud just protestivaimust antimilitarismi vastu. Kõrvalepõikena võib märkida, et mõnedki filosoofid on jaganud rahvad võitlejateks ja mittevõitlejateks, vastavalt kompatantideks ja non-kompatantideks. Eestlased kuuluvad viimaste hulka, kuid on siiski üks aga. Eesti rahvas, varasema nimega maarahvas, oli täiesti militaarne ja need tavad ning kombed olid sellele rahvale omased ja loomulikult ka tuttavad. Eesti rahvus kui selline kujunes välja alles 1850. aastatel provintsirahvana ja toonane aeg ei soosinud militaarsust. Kui pidada silmas rahva kujunemislugu, langes vabadussõda kõige sobivamale ajahetkele üldse. Ei varem ega ka hiljem poleks see sõda ilmselt sellise tulemusega lõppenud. Veel leidus parasjagu maarahva poegi, et oleks küllalt tublisid sõdureid ja parajal määral oli tekkinud intelligentsi, kelle paljud esindajad olid sunnitud käima ka lipnike koolides või mõnedes teistes militaarsetes õppeasutustes. Seega olid olemas ka ohvitserid. Ilmselt oleks 20 aastat varem antud veelgi kõvemini selles mõttes, et sõdurid oleksid olnud veelgi vingemad, kuid kaotatud oleks lõpuks ikkagi, kuna juhtimine puudunuks. Mis sündis 20 aastat hiljem, on meile kõigile teada ja selles mõttes oligi too hetk meile soodus, kuna leidus nii sõdureid kui ka juhte. Puht militaarsest seisukohast saadi hakkama suisa hiilgavalt. Ent poliitika ja poliitikute poolel jäi asi siiski poolikuks. Näiteid praegu ehk imelikuna tunduvatest manöövritest meie ajaloos on küllaga. Seetu rahva päästsid näiteks potisetud, vadjalastel ja ingerlastel aga selliseid tegelasi polnud ja nad jäidki sinna, kus nad suhteliselt kiiresti hääbusid. Selgituseks vast nii palju, et potisetud käisid ringi mööda tervet Lõuna-Eestit ja tegid sellega oma rahva vägagi teada ja tuntuks. Igasugused mulgid üksi ja kogukonnana
olid ju toonases Eesti poliitikas ühed domineerivamad tegelased ja need teadsid sedusid läbi ja lõhki. Vahetult piiri taga elavaid ingerlasi ja vadjalasi ei teadnud suurt keegi, ehkki nende asustusala oli hoopis kompaktsem kui setudel. Raudsest piiramisrõngest pääseda ihkavale Venemaale ei lugenud toona 40 kilomeetrit siia-sinna suurt midagi, mis tähendab, et Tartu rahuga oleks võinud vabalt ka vadjalaste ja ingerlaste alad endale saada. Ning need rahvad oleksid järgmise 20 aasta jooksul sarnaselt meie setodega säilinud. Täiesti ilmne on seegi, et Virumaa ja Narva dimensioon oleks praegu hoopis teine ning meil oleks vabalt võinud veel üks eelpost olla. Ja ilmselt tulebki just seda lugeda 1920. aastate suurimaks veaks. Potisetude juurde tagasi tulles seisneb analoogia just selles, et need olid oma rahva teinud tuntuks ühelt poolt ja teiselt poolt sellist rühma polnud. Vastupidi, nad käisid ehitustöödel Peterburis ja sellest ei olnud siinpool mingit kasu. Välja oli see kujunenud teisiti, kui näiteks ladusid müüri Lõuna-Eestis ja Peipsi piirkonnast just Peipsi venelased. Häda seisneb suuresti ka selles, et Eesti rahvus ei kujunenud riigi rahvusena, vaid just provintsi rahvusena. Ja sellel rahvusel on oma selgesti eristatavad iseärasused. Selliseid rahvusi eriti palju ei ole ja eriti unikaalsed on selles mõttes just eestlased ning lätlased, kel on oma keeled. Kusjuures enamasti võtab provintsi rahvus omaks endiseisanda keele. Selles mõttes on eriti tüüpiline näiteks Kariibi mere piirkond, kus enamik rahvas kõneleb inglise, hispaania või prantsuse keelt või nende variatsioone ja kombinatsioone. Riigi rahvuseks said lätlased ja eestlased poolkogemata. Patuga pooleks võib öelda, et Eesti ja Läti rahvused polnud oma rahvuseks kujunemises ise suured osalised. Meil oli maarahvas suhteliselt militaarne. Eesti rahvas kui selline polnud veel välja kujunenud ja maarahvapojad olid säilitunud oma spiritus militaarise. Suurte tagasilöökide ja tohutute raskustega hakkasid siin välja kujunema riigirahvused ja raske on öelda, kuhu see protsess oleks välja võinud jõuda, kui Eesti ja Läti oleksid saanud segamatult riikidena edasi kesta, tänase päevani välja. Fakt on aga see, et satuti uuesti provintsirahva seisusesse ja see staatus võib nüüd olla ka lõplik. Võib üsna kindlalt väita, et Nõukogude periood vormistas selle provintsistumisel lõplikult. Moskva asemel asuti ju kohe kiiresti uut metropoli otsima ning Brüsseli näol see ka leiti. Provintsirahvas suudab elada vaid provintsis ja mitte riigi rahvusena. Meie esimeses provintsirahvas ei olnud patsifism veel nii levinud ega juurdunud. Ehkki alged selleks olid olemas. Perioodil 1850 kuni 1920 polnud selgeid patsifistlikke suundumisi veel välja kujunenud. Meie intelligents, mis suuresti koosnes vasakpoolsete vaadetega inimestest, polnud veel välja kujunenud ja nendes juurdunud patsifism polnud veel levima hakanud. Iseseisvuse ajal pööras intelligents otsustavalt vasakule. See tegi ta ühtlasi rahvuslikule liikumisele tarbetuks ja hakkas seda isegi takistama. Selliseks on jäänud meie haritlased tänase päevani. Provintsirahva haritlaskond ei mõtle ise midagi välja. Ta peab kogu aeg kuskile poole vaatama ja kõik ideed ning mõtted peavad tulema kuskilt mujalt. See on olukord, kus originaali olla ei tohigi. Isegi kui kohalikud suudavad ise midagi välja mõelda, ei võta laiem üldsus neid mõtteid ega ideid tavaliselt vastu. Kõik peab tulema ikka kuskilt mujalt ning sellel on kahjulik mõju ka riigikaitse korralduses. Kui mängida riiki või olla riik, siis leidub tõesti näiteid otsuste kohta, et kaitseväge ei peagi olema. Näitena võib tuua kas või Islandi, kuid ka see väike riik ei saa päris ilma riigikaitseta hakkama. Oli ju temagi sunnitud looma rannakaitse. See tegutseb küll teise nime all, kuid on sellegi poolest olemas. Palju hullem näide on Costa Rica, kus pahem poolitseva intelligentsi võimule tulek tagas selle,
et sõjaväge polnudki enam vaja ja lähtuti arusaamast, et Ladina-Ameerikas sõjavägi muud ei teegi, kui ainult riiki pöörabki. See omakorda tähendas ülemäära suurte politseiüksuste loomist ja kostarriikalaste jaoks ei ole vahet politsei ega sõjaväestruktuuride vahel. Ka meil on üldine suhtumine kaitseväkke ja militaarstruktuuridesse tervikuna äärmiselt kehv. Kui me võrdleme seda suhtumist kas või riigikaitsesse suhtumisega Soomes ja Inglismaal, siis on vahe ikka väga märgatav. Ameerika Ühendriikideski on ühiskonna ja sõjaväega vahel kindel suhe ja sõjaväge nähakse kui midagi, mis kuulub rahvale, koosneb rahvast ning on rahva jaoks. Meil aga ei suudeta kaitseväge siiamaani näha ühiskonna vajaliku ega loomuliku koostisosana ning see eristub suurel määral just provintsi ja riigi rahvusi. Kaitsevägi on meil otse kui sunnitult sallitud ja suhtumine on selline, et sinna peab küll keegi kuuluma, aga see keegi peab olema mõni teine, mitte mina. Kokkuvõttes peavad seal olema nemad, mitte meie ja las nad seal siis olla. Eesti ühiskonna jaoks ei ole sõjapidamine meie ühine asi ja selles valguses tuleb ka vaadelda Kaitseliidu taastamist 1990-ndatel. Meil patsifism ja vaenulikkus igasuguse militaarstruktuuride vastu oli üleüldine. Kalle Elleril ei olnud mingeid illusioone selles suhtes, nagu oleks Kaitseliidu tegemine midagi lõplikku. Või et sellest tuleb mingi väga hea asi või et sellega peabki kogu asi piirduma. Eller pidi arvestama mitme tõsiasjaga, kelle peale sai toona loota, keda usaldada ja kelles võis veel olla säilinud lootus taastada suveräänne riik koos kõikide vajalike institutsioonidega. Rahva hulgas oli levinud meeleolu vastavalt laulusalmile. Ma tahaksin kodus olla, kui Päts on president ja Laidorner juhatab väge ja maksev on Eesti sent. See tähendas, et kõik pidi olema nagu Eesti ajal, hea ja ilus, ümar ja lilleline. Kaitseliidu tegemistest saadi ka aru, et see on põhimõtteliselt hea, kuid seda, milline peaks taastatav Kaitseliit välja nägema, õieti ette ei kujutatud. Kaitseliidu püha dokumenti ehk põhikirja taheti säilitada muutumatuna, hoolimata sellest, et see ei olnud teisenenud ajas enam kasutuskõlblik. Selles dokumendis olid väga paljud asjad väga õigesti kirja pandud, kui sealgi polnud sõnastatud seda, mille ümber ja mille alusel ja kelle ümber see organisatsioon moodustus. Eriti kõlbmatu oli sealne säte vanemate kogu kohta. Malevkondade juures teatavasti vanemate kogud puudusid. Olukorras, kus Kaitseliit oli ühiskondlik organisatsioon, tulnuks luua ka vanemate kogude andmestik. Need eri astmete vanemate kogud oleksid moodustanud selle ühiskondliku organisatsiooni tuuma ja telje. Ning seda ei saanud 1990-ndatel teha, taastada, kuna varem sellist süsteemi ei olnudki. Eller rõhutas Kaitseliitu taasluues kogu aeg, et Kaitseliit on ühiskondlik ja mitmes mõttes ka seltskondlik organisatsioon ning peale selle militaarstruktuur ja spordiselts. Nendel funktsioonidel on muidugi omad vastuolud, kuid ka omad kindlad kokkupuutepunktid. Sõjaeelne Kaitseliit oli väga tugev spordiselts. See oli mõnes mõttes ühiskondlik kokkulepe ja kõik said aru, et seda on vaja. Samal ajal ei olnud seda kuskil kirjas. Meil olid omal ajal laskmise maailmameistrid Kaitseliidust, kuid 90-ndatel polnud suurt milleski kinni haarata. Elleril ei õnnestunudki üle võtta kogu Alma-Vüü, armee, lennu- ja mereväe abistamise vabatahtlik ühing, vara ega allutada seda Kaitseliidule. Ehkki pala olnuks magus, ei koosnenud see vara mitte ainult tehnilisest varustusest, vaid suurel määral ka kõikvõimalikest spordi- ja puhkebaasidest. Loomulikult oli mugavam need varad otse kohe maha müüa, selle asemel, et neid Kaitseliidule kasutada anda. Seejuures oli suurel määral tegemist endiste Kaitseliidu varadega, mille punavõim oli omal ajal Alma-Vüüle kantinud. Kaitseliidus ja ka poliitikute hulgas puudus arusaam selle kohta, et need olid just nimelt Kaitseliidule kuulunud varad
ja nende üleandmisele seisid üksmeelselt vastu nii poliitikud kui ka toonased majandustegelased, kes pidasid paremaks need varad hoopis endale erastada. Kaitseliidu taastamise käigus tuli Elleri juurde hulgaliselt nii moto kui ka lennusportlasi, suusatajaid kui ka laskjaid, kes kõik soovisid uuele liikumisele õlga alla panna. Poliitikute omad ambitsioonid nullisid aga selle tahtmise ja selles mõttes asja ei saanudki. Eller meenutab kahetsusega, et kui oleks saanud omal ajal Kaitseliitu võtta kas või maailma tipus olevad Eesti laskesuusatajad, oleksid need võidukad traditsioonid vabalt võinud jätkuda. Paljud spordialad poleks spordibaaside ja treenikvõimaluste kadumiste tõttu alla käinud või üldse hääbunud. Teiseks suureks raskuseks oli see, et Kaitseliidule kiputi andma politsei funktsioone. Eriti just endised kolhoosi esimehed ja sovhooside direktorid paistsid silma sellega, et kippusid loodavas Kaitseliidus nägema oma isiklikku ja kohapealset politseiaparaati. Sellesse seltskonda kuulusid millegipärast ka koolide direktorid ja meessoost õpetajad. Tõepoolest võis toona Eestimaal kohata ringi liikuvaid röövlipandesid, kellega politsei hakkama ei saanud ja kelle eest kaitset vajati. Ellerile oli selge, et üks asi on politseiline ja teine asi militaarne tegevus ning need on teatud mõttes vastandid. Need, kes kõlbavad ühte struktuuri, ei kõlba enamasti teise. See, kes on hea politseiohvitser, ei kõlba sõjaväkke ja vastupidi. Põhimõtteliselt on sõjaväelast rahuaega mahutada üsna raske. Politsei toetub oma tegevuses eeskätt tugevalt just ühiskonnale. Ta seisab oma tegevuses kogu aeg, selg vastu ühiskonda. Sõjavägi seevastu asub tegutsema alles siis, kui seda tuge enam ei ole. Eller proovis saavutada kompromissi ja soovitas luua iga maleva juurde korrakaitserühma. Tagamõttega, et kui idee õnnestub ellu rakendada, õnnestub need üksused ehk kunagi Kaitseliidu alluvusest mujale üle viia. Praeguse ajaga võrreldes valitseb siin väike segadus. Võib ju keegi väita, et neil ongi praegu abipolitseinikud ja nende organisatsioon olemas. See seisukoht on aga ekslik, sest abipolitseinike staatus pole selles mõttes kindel, et neil ei ole mingit oma ühiskondlikku organisatsiooni. See on arusaadav, kuna sellise organisatsiooni teket püütakse iga enne eest ära hoida ja ka Kaitseliitu püütakse tagasi tuua politsei funktsioonide juurde. Ühendriikidest on ju teada, et POSSE Comitatum keelab sõjaväeüksuste kasutamise sisejulgeoleku tagamiseks. Selles mõttes oli huvitav jälgida ka kodukaitse tekitamist, kuna sellega pandi pidur Kaitseliidu naistiiva ehk naiskodukaitse taasloomisele, kuna see nimi oli juba kasutusele võetud. Samas sai kodukaitse meestega sageli ka koostööd teha ning ainsaks erandiks oli selles mõttes Andrus Öövel, kes oli selgelt keskerakondlik kuju ja ilmselt oli tal mingisugune juhe taga varasematest aegadest. Heaks koostöö näiteks võib lugeda Eesti kongressiks valmistumist, mille käigus jagati omavahel ülesanded ära just lähtuvalt sellest, kes parasjagu võimeline oli. Paraku lõhuti ära ka see kodukaitse seltskond. Kas või juba sellega, et paljud neist saadeti teenistusse piirivalvesse ja politsei funktsioon jäi endiste miilitsate kätte. See oli koht, kus oleks saanud luua veel ühe uue politsei, kuid teoreetiliseks võimaluseks see praktikas ainult jäigi. Pärast Eesti kongressi sai Eller aru, et sellise Kaitseliiduga edasimineku perspektiiv puudub ja see arusaam oli ka aluseks Kaitsealgatuskeskuse loomisele. Toonased Kaitseliidu taasloojad, sealhulgas Kalle Eller, mõistsid selgesti sedagi, et eksiilvalitsust oli siinsetel erastajatel ja võimuritel vaja vaid senikaua, kuni sellelt olid kätte saadud allkirjad võimu üleandmise kohta. Ilmselt taipasid seda eksiilvalitsuse liikmed isegi ja Mihkel Mattiisen on seda otsesõnu välja öelnud. Heinrich Mark sai sellest samuti aru ja läks teadlikult selle peale välja, sest vana ja väsinud mehena viis ta oma missiooni truult rõpule, isegi ehk liiga truult.
Vark sarnanes selles mõttes Ernst Jaaksoniga, et nad mõlemad olid võtnud endale ühe funktsiooni ja viisid seda ustavalt ja järjekindlalt ellu. Kokkuvõtteks võib öelda, et Kaitseliit loodi 1990-ndatel kogu Eestis. See tegevus oli võrdlemisi edukas ja ainsaks erandiks oli Järvamaa, kus sellesuunalist tegevust juhtis saatuse irooniana kohaliku komsomoli komitee boss. Järva malev kui selline jäigi Elleri ajal loomata ja see oli nii-öelda auk keset Eestit. Eriti selle koha pealt ei pingutatud ka ja hoopis suuremat vaeva nähti Saaremaale jõudmisega, sest üldise arusaama kohaselt pidi Saaremaa maleva loomine tähistama organisatsiooni taasasustamise esimese faasi lõppu. Sakala malev omakorda käsitles ennast eeskätt kui politseilist struktuuri ja näiteks Kaitseliidu piirioperatsiooni käigus jäeti käsk piiritulbad Läti piirile üles panna lihtsalt täitmata. Selline argus paistis silma just selle taustal, et ühed ei peljanud minna risukülla ega teised Irboskasse. Ning Harri Henn käis ära isegi Eesti, Läti ja Vene piiril. Harri Ennu on sageli võrreldud Soome kirjanduse ühe tähtsaima teose Väinrikki Stalin Tarinat tegelasega. Huvitav detail on seegi, et Soome Kalevala on eesti keelde tõlgitud end teost, kust pärinevad Soome hümni sõnad ja mis kuulub Soome 3 tähtsama kirjandusteose hulka, eesti keelde tõlgitud ei ole. Võib-olla väljendub selles Eesti intelligentsi palju räägitud patsifism ja vägagi valikuline lähenemine vennasrahva tähtteostele. Samas näitas just piirioperatsioon naabrile seda, et siinsed inimesed on vajadusel valmis ka tegutsema. Ja on üsna võimalik ning tõenäoline, et tänu sellele jõudemonstratsioonile jäid Eesti Kongressi valimiste ajal valimispunktid rüüstamata ning Eesti Kongress sai üldse toimuda. Narva suunal korraldas Kaitseliit seega nii-öelda täismängu. Pihkva suunal seevastu tilgutati informatsioon Peipsi taha ära. Tulemuseks oli see, et Eesti piiril vaatas Eller koos paari mehega tõtt veoautotäie ambuni relvastatud dessantpäälastega. Õnneks konfliktiks ei läinud. Vastutöötamine Kaitseliidu militaarsele suunale näis eeskätt poliitikute kaudu ja selleks sobisid kristlikud demokraadid. Põhitegevus just nende kaudu käiski. Esialgu ei osatud neid kuidagi moodi karta. Eriliseks arutlusobjektiks sai meil nendega eestluse mõiste. See on tulnud meile Soomes sõna suomalaisus kaudu ja selle tõid Eestisse Gustav Suits ja teised Eesti literaadid, kes olid Soomega tihedates sidemates. Praegu tähendab see ilmselt rahvuslikku ideoloogiat, mis keskendub eestlastele kui riigirahvale, Eesti riigile kui rahvusriigile, patriotismile, mis on üles ehitatud ajaloolistele traditsioonidele ja sellele kultuurile tuginedes. See mõiste on jäänud aga õõnsaks ja seda on vähe avatud. See on ikka suurel määral selline laulupeolik sentimentaalsusesse kalduv hurraa rahvuslus. Ja kui keegi julgeb selles kahelda, siis ei peeta teda enam õigeks eestlaseks. See, kes laulupeol ei käi, saab üldse halvaks panu osaliseks ka nende silmis, kes mõistest endast üldse midagi aru ei saa ega ole põliskultuurist kuulnudki. Samas kõnnivad eestlusest pakatavad laulu- ja tantsupeolised ringi rahvarõivastes. Suvelgi villased kindad vöö vahel laulavad rahvalaule, mille on kirjutanud Veeber. Või tantsivad omast meelest rahvatantse, millel kõigil on tegelikult autorid olemas. Meil kujunes välja isegi selline sõnaühend nagu laulupeo lilla ja selle seltskonna kultuuris on see oluliselt sees. Esimesed laulupeod korraldati Mecklenburgis. Mecklenburg ei olnud Preisimaa osa, neil oli ka oma keel, mida kutsutagi Mecklenburgi keeleks. Mecklenburgis valitses dünastia, mis pärines omaaegsetest slaavi vürstidest ja seda kuni Saksa revolutsioonini. Sealne laulupidu oli suur saavutus just nimelt iseolemise mõttes.
sest nad ei olnud Saksa riigi vastu, vaid soovisid ikkagi jääda mecklenburglasteks. See traditsioon toodi siia üle ja siin kestab see veidral kombel tänase päevani, kusjuures algne idee on ammu unustatud. Seega on eestlus selline nähtus, mis väljendub laulupidudes, kõikvõimalikes mälestussammastes ja nende kultuses. See eestluse käsitlus väljub nüüd küll veidi antud kontekstist, kuid ilma selleta on meie meelelaadi ja sellest sõltuvaid tegelasi üsna raske mõista. Seda adumata võibki jääda nõutult seisma saamata aru, mis ümberringi toimub. Perno Postimehe esimeses numbris kirjutas Johann Voldemari Jansen tervituse. Tere, armas Eesti rahvas! Kuulutama olen vahvas. Ja see oli teadupärast esimene kord, mil keegi kasutas maarahva keeles terminit Eesti rahvas.